Siis edasi redoksreaktsioonid, nendest tuleb meil päris pikalt juttu ühes viimastest loengutest. Sel semestril meil on terve elektrokeemia peatükk, kus me vaatame redoksreaktsioone natukene juba süvitsi. Aga hetkel võite panna omal kõrva taha sellise termini nagu redokspotentsiaal. Jällegi me defineerime selle hiljem, võib-olla otsest juba varem kuulnud. Ja nende vahe on siis see liikuma panev jõud. Ja terminid, mida juba praegu on hea teada, on oksüdeerija ja redutseerija. Oksüdeerija on siis see, mis liidab elektrone, redutseerija on see, mis loovutab. Ja me võime seda vaadelda kui aine või iooni seisukohalt ja võime vaadelda ka konkreetse elemendi seisukohalt selle aine või iooni sees. Eks, kui meil on, ütleme, ma ei tea, tuleb paugu pealt head näidet. Kaliumpermanganaat, jah, on niisugune lillakas aine, võib-olla olete seda kusagil ka varem juba näinud või kokku puutunud, siis seal on mangaan, on see element, mille oksüdatsiooni aste muutub. See siis, mis tegelikult võtame elektrone vastu, ta on oksüdeerija meil tavaliselt, aga me ütleme ka tervikuna, et kaliumpermanganaat on oksüdeerija. Nii et see on selline natukene kahepaikne termin, redutseerijaga siis samamoodi. Ja organilises keemias me sageli viime ka need reaktsioone läbi vesilahuses, aga küllaltki sageli võib meil olla ka mõni tahke või gaasiline aine sellesse reaktsiooni kaasatud. Nii et tihti on seal ka mitu liikuma panevat jõudu. Võib olla see puhtalt redoksosa, eks ju, kus tõesti elektrone loovutatakse ja liidetakse, aga lisaks sellele võib veel tekkida ka sadegaas või vähedissotseeruv ühend. Sageli see on nii-öelda kaasnev reaktsioon, et lõpuks mingi komponent sadeneb välja ka. Et siin tihti ei saagi rangelt eraldada, kus lõpeb see nii-öelda redoksosa ja algab siis nüüd see ioonreaktsiooni osa sellest komplekssemast protsessist. Kuidasmoodi me reaktsioonipõrandile sel juhul läheneme, peame leidma tõenäolise oksüdeerija ja tõenäolise redutseerija ja selleks on vaja keemia teadmisi, seda niisama peale vaadates, kui te midagi muud keemiast ei tea, siis te ei saa seda kusagilt nii-öelda lisada endale. Ja lihtsamaid redoksreaktsioone saab kirjutada samamoodi nagu kõiki muid, panete produktid kirja, panete tasakaalu, aga me õpetame teile nii siin kui veel ka järgmisel semestril sellist süstemaatilist viisi poolreaktsioonide kaudu. Poolreaktsioon on siis kas ainult oksüdeerimise pool või ainult redutseerimise pool. Ja siis saab panna elektronide bilansi tasakaalu ja moodustada täieliku reaktsiooni võrrandi. Me teeme kohe näite läbi, mõistet mõtestame lahti. Nii, raud 3 kloriid ja naatriumsulfit. Jällegi eeldame, et tegemist on vesilahustega. Kui sellised lähteained on antud, siis tavaliselt, mis võiks peast läbi käia, esimene küsimus, kas see on ioonreaktsioon või redoksreaktsioon. Me teame, et see on redoks, aga kui seda pole öeldud, siis on see esimene küsimus, kas raudsulfit võiks äkki, naatriumkloriid on veeslahustus, seda me kõik teame, eks ju, raudsulfit, mine sa tea, äkki ei ole hästi lahustuv. Aga praktikas ta lahustub piisavalt hästi ja see juba enne seda toimub redoksreaktsioon ära. Nii et praegu siis on meil ikkagi tegemist siis redoksreaktsiooniga. Eeldame, et tegemist on vesilahustega, vaatame, mis siis on mis. Raud 3 ioon on meil oksüdeerijaks antud juhul. Jällegi selleks, et seda ära tunda või ära arvata, selleks on vaja teada keemilisi omadusi. Nii et seda te õpite veel edaspidi. Aga raud 3 siis võtab juurde ühe elektroni tüüpiliselt ja muutub raud 2. Raud 3 on pruunikat värvi, raud 2 on peaaegu värvitu heleroheline. Ja sulfitioon on meil redutseerija. Ta käitub mõnevõrra erinevalt, sõltuvalt sellest, kas tegemist on happelise, neutraalse või aluselise keskkonnaga. Nii et siinkohal siis on mul aluselise keskkonna variant valitud. Sellisel juhul on sulfit nõus loovutama
2 elektroni ja muutuma sulfaatiooniks. Selleks on tal kusagilt vaja juurde saada üks hapnik, SO3 peab saama SO4 ja seda on nii-öelda käepärane tal teha selliselt, et meil on 2 hüdroksiidiooni, 2 peale 2 hapnikku ja 2 vesinikku, siit tekib vesi ja see nii-öelda ülejääv hapnik siis täiendab seda väävliga iooni siis välisfääri. See ei ole õige termin, aga okei. Nii et selle reaktsiooni toimumiseks vähemalt sellisel kujul, nagu me teda siin täna käsitleme, on tarvilik aluseline keskkond ehk hüdroksiidiooni olemasolu. Ja paneme siis tähele, et alati meil peab olema keegi, kes loovutab ja keegi, kes võtab elektrone. Kui tuleb mõlemad plussiga või mõlemad miinusega, siis ei saa redoksreaktsioon toimuda. Neid poolreaktsioone, selliseid nagu need 2 siin kirjas on, need on kogutud suurtesse tabelitesse. Meil tuleb see tabel kasutusele järgmisel semestril, selline õppeotstarbeline variant, aga internetist leiab neid väga kergesti. Tihti on Wikipedia lehekülgedel nad nii muuseas kirjas mingi iooni keemiliste omaduste juures. Ja ma ei ole otsinud spetsiaalselt, kas niisugused pikki loetelusid ka on, aga väga tõenäoliselt neid ka kusagilt leiab. Ja muidugi, kui te teate ainete keemilisi omadusi, saate need ka ise kokku panna. Nii, ikka veel sama reaktsioon ja järgmine etapp on siis see, et elektrone täpselt nagu kõike muud keemias ei tohi tekkida ja kaduda. Eks need saab ainult minna ühest ainest üle teise või ühest ioonist teise. Nii et me peame elektronid tasakaalu panema ja antud juhul see tähendab seda, et kuna meil siin antakse ära ühe etapi käigus 2 elektroni, siis meil on vaja 2 raud 3 iooni neid vastu võtma, nii et me korrutame selle raud 3, raud 2 sisaldava poolreaktsiooni 2-ga. Sellisel juhul meil on ära antavate ja liidetavate elektronide arv võrdsed ja me saame need 2 poolreaktsiooni kokku liita, elektronid taanduvad välja, nii et nüüd on meil siin 2 raud 3, sulfit, 2 hüdroksiidi ja paremal pool 2 raud 2, sulfaat ja vesi. Paneme tähele, et niimoodi tehes on selline reaktsioon automaatselt tasakaalus. Siin ei ole enam midagi teha vaja, kõik koefitsiendid nii-öelda kukuvad automaatselt omadele kohtadele. Vahel tuleb seda ette, et ühte sama iooni on mõlemas poolreaktsioonis, võib-olla veel ühel juhul vasakul, teisel juhul paremas ja midagi saab maha taandada. Seda aeg-ajalt juhtub. Aga põhimõtteliselt, kui on elektronid on tasakaalus, on ka see summaarne ioonreaktsioon automaatselt tasakaalus. Ja nüüd tegelikult meil ei ole laboris sellist purki, kuhu on kirjutatud pea raud 3 ioonid. Eks meil on raud 3 nitraat või kloriid või sulfaat või mis iganes. Ja nende muude ioonidega samamoodi. Nii et antud juhul meil on antud need ained, vahel need ei pruugi isegi antud olla, on ainult öeldud, et ongi reaktsioon raud 3 ja sulfiti vahel auselises keskkonnas, aga tahetakse ikkagi saada täisvõrrandit, nii et siin on mul nüüd halliga siis need muud ioonid lisatud ja siit siis on näete jällegi praktiliselt automaatselt läheb see tasakaalu, antud juhul läkski, kui on muud reaktsioonid, vahel on vaja seal veemolekule kusagil kokku panna või mingeid muid väikesi lisadetaile lisada, aga üldiselt olulist täiendamist ja tasakaalustamist enam ei tule. Nii et see võib tunduda algul tülikas ja mahukas nende poolreaktsioonide kaudu asju ajada, aga tegelikult see viib nii-öelda palju kindlamalt mõistliku tulemuseni ja vigade tekkimise, vigade tegemise võimalused on tunduvalt väiksemad. Nii, nüüd me tuleme õpiku järjekorras redoksreaktsioonide juurde, me täna neid juba päris pikalt käsitlesime, nii et veel kord siis see, mis liidab elektrone, on oksüdeerija, see, mis loovutab, on redutseerija. Õppige need terminid omale selgeks, igasugu mnemoonilisi võtteid on internetis erinevaid,
sobivad eri inimestele, võib-olla erinevad, nii et ma ei hakka siin praegult otseselt ühtegi esile tooma. Oluline punkt, mida on teada vaja, kui ma juba seda ka mainisin, et elektronid on samasugused osakesed nagu tuumad või aatomid, nende arv on jääv. Eks meil ei tohi elektroni juurde tekkida ega ära minna süsteemist, nii et meil peab olema igas redoksreaktsioonis vähemalt üks oksüdeerija ja vähemalt üks redutseerija, võib olla mitu keerukates reaktsioonides, aga üks peab vähemalt kummagi kategooriast olema ja elektronide bilanss peab olema tasakaalus ja see väljendub praktikas reaktsiooni võrrandi korral sellest, et summaarsed laengud vasakul ja paremal peavad olema tasakaalus. Või on joonreaktsioonid, siis sageli meil nii-öelda reaktsiooni võrrandi tervikuna mingi laeng on peal. Ei ole null eraldi võtta vasakul ja paremal, aga peab olema võrdne vasakul ja paremal. Konkreetne näide siin, selline redoksreaktsioon, ferrum 3+ ja stannum 2+, tekib ferrum 2+ ja stannum 4+. Kas see on tasakaalus? Ei ole, eks, kuigi me võiksime naiivselt öelda, et mõlemal pool on üks ferrum ja üks stannum. Eks, milles küsimus? Aga elektronide bilanss ei ole tasakaalus, sest laengud ei summeeru, vasakul on 3 + 2 = 5, paremal on 4 + 2 = 6. Nii et see reaktsiooni võrrand tegelikult ei ole tasakaalus ja tasakaalustada me saame jällegi elektronide bilansi meetodil. Kirjutame need kaks poolreaktsiooni eraldi välja, saame näha, et raud liidab ühe elektroni, sama reaktsioon meil just oli ühes varasemas näites, ja stannum siis annab ära 2 elektroni. Stannum on tina, on see, millega konservikarpe vahel kaetakse, mitte plii, mis on niisugune tume ja mürgine aine. Nii et siis me peame nad saama tasakaalu ja nipp on täpselt sama, mida me tegime eelmises näites, nii et peame korrutama siis selle, mis väiksem on 2-ga. Vahel on nii, et ei jagu, vahel on 2 ja 3 või 3 ja 5, siis tuleb mõlemad korrutada, eks ju, nii et summa siis, või see korrutis lõpuks oleks sama. Nii et kui me esimese korrutame 2-ga, me saame ferrum 3+ ja 2 elektroni, 2 ferrum 3+ ja 2 elektroni, 2 ferrum 2+. Ja kui me nüüd liidame selle stannumi reaktsiooni siia juurde, siis nüüd me saame tasakaalus oleva reaktsiooni, et jällegi selle protsessiga meil automaatselt läheb kõik paika. Nii et meil on 2 ferrum 3+ ja 2 ferrum 2+, ja stannumeid jääb kumbagi 1. Ja siin on ta mul veel kord lihtsalt korratud. Ja nüüd me saame veenduda, et ühest küljest on endiselt tasakaalus aatomid või aatomituumad. Meil on endiselt 2 ferrumit mõlemal pool ja 1 stannum mõlemal pool. Aga nüüd on lisaks sellele ka laengud tasakaalus. Loeme kokku, vasakul on 2 × 3 + 2 = 8 ja paremal 2 × 2 = 4 + 4 samuti 8. Nii et redoksreaktsioonide korral, eriti kui on joonid esitatud, peab klappima elektronide bilanss. Muidu me oleme kirjutanud asja, mida ei saa toimuda, meil elektrone kas tekib või kaob protsessis. Ja tegelikult niimoodi ei ole. Nii et nüüd on tõesti tasakaalus siis sellisel kujul. Nii, selleks, et teada saada, mis on oksüdeerija, mis on redutseerija, me kasutame oksüdatsiooniastme mõistet. Asi, mida te tõenäoliselt olete ka koolis juba harjutanud. See põhineb sellisel, tegelikult see on väärkujutelm, aga väga hästi toimib, nagu koosneks molekul ühe aatomilistest ioonidest, ehk me saaksime igale aatomile laengu peale panna ja see laeng oleks alati ka täisarvuline. Praktikas see põhineb kokkulepetel, meil ei ole oksüdatsiooniastme mõõtjat. Kui laengut, kui niisugust objektiivset asja saab põhimõtteliselt mõõta, eks ju, see oksüdatsiooniaste on puhtalt inimeste väljamõeldis. Nii et ma olen isegi proovinud, võime leppida kokku mingid muud reeglid, leppida kokku, et vesinik on 2 ja hapnik on 3, töötab täpselt sama hästi.
midagi ei muutu, reaktsioonid töötavad täpselt samamoodi tasakaalu ja nii edasi. Nii et see on kokkulepete asi tegelikult, aga loomulikult on mõistlik järgida mõistlikke kokkuleppeid. Ja need on siis sellised, et vesinik on tavaliselt 1 näiteks, aga on lepitud kokku, et sellised öeldi nagu hüdriidid, see on ta -1. Nii et need on sellised reeglid, mis on üldreeglid ja siis on mingid erandid. Ja siin on need põhireeglid mul siis kirjas, kõigepealt 3 reeglit, mis igal juhul tuleb kinni pidada, millest ei ole kunagi erandeid. Molekulis on oksüdatsiooniastmete summa alati 0, ioonis võrdub iooni laenguga ja lihtaines on 0. Tegelikult isegi selle viimasele on paar kihvti erandit, aga see, et summaarselt tuleb ikkagi 0, on olemas. Võtame sellise näite nagu SO2, eks siis hapnik on meil -2 ja väävel on 4 ja perioodilisuse tabelis, hetkel ei saa teda siia kuvada, aga perioodilisuse tabelis on meil väävli kohal on meil hapnik ja me saame sellise huvitava aine välja kirjutada nagu OO2, eks. Nii, mis asi see tegelikult on? See on osoon, O3, eks. Ja siia me omistame loomulikult 0. Nii et see on niisugune eksootiline näide, kus me võime lihtaines. Nii on tihti lihtsam mõelda, sest osoon on nurkas molekul, ta käitub küllalt sageli SO2 analoogina. Nii et siin on selliseid kohti, kus vahel siis võib lubada omale niisuguse imelikke erandeid, aga siis üldjuhul ikkagi 0. Kõik lihtained on põhimõtteliselt ikkagi 0. No matemaatiliselt, eks ju, 4 ja -2 annab kokku 0, seda 2-ga korrutame. Nii, et see on selline eksootiline erand, ärge seda nüüd pähe õppige. Jätke ikkagi meelde see, et lihtaines on 0, siis on kõik alati õige. Vesinik siis on meil enamasti 1, nagu ma juba mainisin, aga hüdriidides on tema -1. Hapnik on, näete, nagu ma siingi praegu kasutasin, -2, aga on siis jällegi mõningad erandid, näiteks peroksiidid, kus on ta -1 siis, rõhutame seda poolt. Leelismetallid, ma pean ikkagi perioodilisuse tabeli panema. Nii, kas me saame siis selle projektori sinna üles parempoolsele ekraanile? Ma kahjuks ise täna ei saa siin lülitada, ma pean siin abi paluma iga kord, kui need asjad toimuvad. Nii, siin on meil siis perioodilisuse süsteem ja leelismetallid on meil siis esimese rühma elemendid, välja arvatud vesinik, ja nendele me omistame üldiselt -1, siin on mõned väga eksootilised erandid. Leelismuldmetallid on siis teise rühma elemendid, mõned ei loe berülliumit leelismuldmetalliks, aga see ei muuda põhiideed. Seal siis on meil alati +2, aga jällegi on mõned väga eksootilised erandid. Üldiselt maksimaalne oksüdatsiooniaste esimesel 8 rühmal kuni rauani välja ei tõuse üldjuhul üle rühmanumbri, nii et kroom ei ole kõrgem kui 6, mangaan ei ole kõrgem kui 7 ja nii edasi. Kõrgemaid kui 8 me omistame väga-väga harva, uraan 12 on olemas näiteks, aga see on niisugune väga-väga eksootika, nii et üldiselt juba raud 8 on tõsine eksootika, ruteenium 8 on natuke levinum, aga siit siis edasi me võime juba üsna julgelt öelda, et nad ei tõuse oluliselt kõrgemale kui siis 10 võrra vähem ja ennekõike siis P-elementide korral töötab see üsna kaljukindlalt, et siis siin rühmas üle 3 meil naljalt ei ole, siin rühmas üle 4, vastavalt 5, 6 ja 7 ja väärisgaasid peaaegu üldse ei reageeri, aga põhimõtteliselt nendel on oksüdatsiooniaste 8 tuntud. Alumine ots ehk siis minimaalne, ehk see on siis negatiivsed arvud, on siis üldiselt rühma number
18, nii et siis 17 miinus 18 on -1, eks, nii et -1 üldiselt meil siin allapoole ei lähe, 16 miinus 18 on -2, nii et siit allapoole üldiselt ei lähe ja nii edasi. D-elementide puhul on üldse vähe negatiivset oksüdatsiooni astmeid, nii et ütleme juba alumiinium -5 on mingisugune ülieksootika praktikas, on need juba praktiliselt ainult katioonid ja siit edasi juba on meil üldiselt ainult positiivsed. Väga harva, kui seal üldse negatiivseid tuleb, aga võime selle reegli omale siis nii-öelda kõrva taha panna. Kui meil oksüdeerija redoksreaktsioonis on, siis ta liidab elektrone, sellest oli juba juttu, ja selle käigus redutseerub, nii et oksüdeerija redutseerub, eesti keel on niisugune hästi kihvt, meil on oksüdeeruja ja oksüdeerija, redutseerub ja redutseerib. Muudes keeltes on see natukene lihtsam vahel. Oksüdatsiooni aste väheneb, redutseerumine, see, mida oksüdeerija teeb, on oksüdatsiooni astme vähendamine, ehk läheb negatiivsemaks juhul, kui ta juba näiteks enne seda oli 0. Võtame lihtsa näite, hapnik, molekulaarne hapnik O2 on 0, eks ju, ta on oksüdeerija, ta võtab 2 elektroni juurde ja muutub hapnik -2, ta läks negatiivsemaks, eks ju. Redutseerija, tüüpiline redutseerija meil on vesinik, gaasilise näite korral, annab ära oma ainsama elektroni ja muutub seega positiivseks, muutub H+-iks. Nii et kui need mõisted kipuvad segamini minema, siis minu jaoks see on näiteks see mnemoonika, mille ma alati selle peale meelde tuletan endale. Hapnik on tüüpiline oksüdeerija ja tüüpiline oksüdatsiooniaste on -2, järelikult ta liidab elektrone ja muutub negatiivsemaks. Vesinik on tüüpiline redutseerija, ta annab ära oma ainsa elektroni ja muutub sellega positiivsemaks. Nii et kui need näited omale pähe õpite, suudate need loogiliselt tuletada, siis sealt saab juba ehitada analoogia põhjal kogu ülejäänud redoksreaktsioonide temaatika üles. Et need terminid reeglina segamini ei lähe, seda, et hapnik on oksüdeerija, vast ikka mäletate. Eks. Nii. Tuleme veel kord tagasi oma ferrumi ja stannumi näite juurde, mida me juba siin eelnevalt tasakaalustasime ja vaatame, mis on mis. Oksüdeerija, antud juhul on siis raud 3, siis siin pool reaktsioone uuesti olid meil parem. Raud 3 siis liidab elektrone, tema oksüdatsiooni aste läheb +3-st +2 ehk siis madalamaks ehk negatiivsemaks ja stannum 2+ annab ära elektrone, nii et tema läheb siis kõrgemaks ehk siis +4 poole antud juhul. Nii et need mõisted, katsuge need mõisted omale siis ka selgeks teha, sest ma seda juba vist ütlesin eelmisel korral ja kordan veel, et keemia on selline aine, kus paljusid asju saab loogiliselt tuletada, aga on ka omajagu asju, mis tuleb lihtsalt pähe õppida, kus ei ole mitte midagi parata. Nii et ei saa ainult, matemaatikas või füüsikas on rohkem seda loogilist tuletamist ja bioloogias veel vähem. Seal peate ikkagi teadma, mis on mänd ja mis on kask, mis sealt on, eks ju, ei ole midagi teha, tuleb pähe õppida. Nii et see oli redoks teema meil. Meenutame siis põhifakte, oksüdeerija on see osapool, mis liidab elektrone. Kui on vaja meelde jätta, mina ise kasutan seda mnemoonilist mõtet, et hapnik on tüüpiline oksüdeerija, oksügene ehk hapnik ja mida ta teeb, ta liidab endaga elektrone, temast saab -2 ioon. Vastavalt redutseerija, siis on see, mis üle jääb, see loovutab elektrone, nende meeldejätmiseks on õpikutes ja internetis kümneid mnemoonilisi võtteid, nii et mis teile igale sobib, aga seda seost on tarvis teada. Ja edasi meenutan ka seda, et eesti keel on selline kihvt keel, kus meil on olemas nii oksüdeerumine kui oksüdeerimine ja redutseerumine kui redutseerimine. Enamikes muudes keeltes on püütud ainult ühega neist paaritest hakkama saada, inglise keeles seal hulgas. Nii et oxidation on oksüdeerumine. Kui ma nüüd kasi segan taolt jäänud. Nii või teisiti oksüdeerija redutseerub ja redutseerija
oksüdeerub redoksreaktsiooni käigus. Et vaadake, et need seosed teil õigesti välja tulevad. Siin on üks klassikaline reaktsioon. Kui paneme tsingigraanuli hõbeda soola sisaldavasse lahusesse, siis ta kattub hõbeda kihiga. Me ütleme, et tsink tõrjub hõbeda välja. Tsink on aktiivsem metall kui hõbe. Aga kui me vaatame seda kui redoksreaktsiooni, siis oksüdeerijaks on siin siis hõbejoonid. Hõbejoonid on siis oksüdeerijaks ja tsink on redutseerijaks. Ja sealjuures siis tsink ise oksüdeerub, temast saavad tsingijoonid ja hõbejoonid redutseeruvad. Või me võime ka öelda, et me redutseerime hõbejoone hõbedaks. See on algselt pärit need terminid just nimelt metallurgiast. Muide, redutseerimise selline hea vana eestikeelne sõna või analoog on taandamine. Ma tean, et meie orgaanikud siiamaani eelistavad seda terminit ja mulle seda omajagu meeldib, et on kahju, et selline täiesti Eesti oma tüvi on ametlikust keemiaterminoloogiast välja jäetud. Nii et hapendamine ja taandamine on täiesti eestikeelsed sõnad, nende asja kasutati veel siin 2 maailmasõja vahel. Aga praegu on ka rahvusvahelise keemiaühingu ehk JUPAC-i soovitus kasutada rahvusvaheliste tüvedega sõnu, et need terminid oleksid üheselt tõlgitavad. Nii et meil on siis siin praegu teised terminid kasutusel. Nüüd selleks, et redoksreaktsioonidega paremini ümber käia, nad jagatakse tavaliselt poolreaktsioonideks. No see on praegu lihtne reaktsioon, seda saaks tasakaalustada, käsitleda ja mis iganes ka sellise tervikuna, nagu ta on, aga keerukamatel juhtudel see on peaaegu vältimatu, et redoksreaktsioonist aru saada ja redoksreaktsiooni tasakaalustada ja nii edasi. Nii et võtame lihtsa näite varal, meil on siis oksüdeerumise poolreaktsioon, kus tsingist saavad tsinkioonid ja 2 elektroni lähevad kuhugi, me peame alati ka näitama, kuhu nad lähevad, aga selleks ongi teine poolreaktsioon. Ja redutseerumise poole peal siis hõbejoonid liidavad elektroni ja moodustub tahke hõbe. Ja tasakaalustamisest me rääkisime, siis nagu ma ütlesin semestri alguses, vaadake see teema üle, kui on meelest läinud. Ja on siis vaja korrutada neid poolreaktsiooni sobivate kordajatega selliselt, et elektrone ei teki ega kao. Elektronid on mateeria ja nagu aine, ta ei teki ja kao, ainult läheb üle ühest kohast teise. Nii et meil ei tohi ka elektrone tee peal kaotsi minna või juurde tekkida. Õpikus on nendel lehekülgedel tasakaalustamisest palju kirjutatud, nii et ma ei hakka ka rohkem siinkohal sellel enam teist korda peatuma, sellest on varasemalt juttu olnud.